Tere! Aamukahvi. Kahvitauko. Kahvitauko ehk kohvipaus on selline huvitav Soome nähtus, mida tegelikult ei ole nendes töökohtades, kus ma olen Eestis töötanud, olnudki õieti. Et Soomes on ametlikult kohvipausid. Lähed hommikul tööle, siis oligi näiteks Soome Keele Instituudis, et tulid tööle, sättisid oma asjad niimoodi arvutit lahti 8-9 ajal ja esimene aamukahvi hommikukohv oligi sellel ajal, kõik läksid ühte tuppa, mis oli, laud oli, ütleme, nii suur, et sinna terve korruse rahvas mahtus ümber istuma mingi 15 meetrit, et meid oli seal 30 inimest võib-olla 25. Kõik ei osalenud ka. See ei ole kohustuslik töökohas minna koos kohvi jooma kellegagi. Aga enamus tulid. Ja alati, kui ma jälgisin seda asendusteenistuses, et kui nüüd keegi näiteks ei tulnud kohvi jooma, siis kõik naised rääkisid selle inimese kohta igasuguseid asju. Kui ta korraga jalutas sisse uksest, siis kõik need naised rääkisid millestki muust, nagu poleks nad just rääkinud oma kolleegist. Väga huvitav oli seda noore tärkava kirjanikuna jälgida seda mängu. Mina käisin seal, ma olin asendusteenistuses. Mina olin tihtipeale esimene, kes seal kohvi ootab ja viimane ka, kes lahkus lauast. Aga tegelikult jälgiti ka seda väga hoolega. Et see sõltub erinevast töökohast, aga ikkagi kohvipaus on seadusega ette nähtud, et neid on 2 tükki ja pool tundi ehk 12,5 minutit hommikul ja söömas käidi 11-12 ajal. Sul oli selline kaart, mis fikseeris, millal sa lähed uksest välja ja sisse ja kõik tunnid niimoodi sai fikseeritud. Käid söömas ära päeval ja kell 2, reeglina 2 paiku ongi teine kahvitaugo, kus jälle kõik, kes tahavad, istuvad ühe pika laua äärde, väiksemast töökohast siis väiksema laua äärde ja kõik jõid koos jälle kohvi. Ja väga ilus traditsioon. Ja seal ka vaadata täpselt samamoodi, et kui mõni jäi sinna või 15 minutit oli läbi ja jäid sinna veel tolknema või jutustama kellegagi, siis enamus ikkagi hiilis minema ja juba oligi seal natuke nagu piinlik, kuna need on sellised kirjutamata seadused. Ja eks võib-olla ka ülemused ikkagi ka jälgisid niimoodi, et kui kaua keegi ikka seal istub kohvipausil. Sõltub muidugi sellest, mis on selle inimese tulemuslikkus ka. Väga palju sellest ka. Nii et, aga jah, reeglina selline 12,5 minutit kuni 15 minutit selline oli meie kohvipaus Soome Keele Instituudis, kus ma olin asendusteenistuses täpselt 12 kuud. Ja natuke pärast tulin Eestisse ja pisut tundsin puudust sellest kohvipausist kahvitaugo. Kui ma töötasin Haridus- ja Teadusministeeriumis, sest kõik käisid kuidagi seal, meil oli kohvinurk, isegi televiisor oli seal Munga tänaval, aga kõik käisid kuidagi seal niimoodi masinast, võtsid kohvi ja läksid ära. Ajalehed tulid ka sinna, ma ei tea, neid ka eriti keegi ei lugenud, et polnud ühesõnaga sellist koos kohvitamise traditsiooni. Ja siis,
mina tundsin ennast vahel süüdi, kui ma istusin ise seal kohvinurgas ja lugesin rahulikult ajalehti. Ja ajasin juttu inimestega. Ja väga olen mina kahvitaugode poolt. See, kuidas kahvitaugu on korraldatud mõnes teises firmas ja kuskil mujal Soomes, no seda ma ei tea. Ma olen küll töötanud 6 aastat ka ühes puukoolis, kus oli väga raske füüsiline töö, et seal need kohvipausid olid ka väga, sealt ongi pärit mul see kuklasse 12,5 minutit. Et tööpäevas oli niimoodi, millal tööpäev algab, millal on kohvipausid, millal lõuna ja millal saab minema. Et see oli selline nagu vabrikutöölise töö, kuigi olid väljas. Et töökorraldus on igal pool on erinev, aga kohvipausid peavad olema, need on osa Soome kultuuri. Ja loomulikult alati on seltskonnas neid, kes joovad teed, nii et see ei ole, selle nimi on lihtsalt kahvitaugo. Ja ma ei teagi, mida ma siia oskaks kirjutada, mul on nüüd kompleks ju kirjutada mingisugune lause. Ja ma kirjutan. Kahvitaugo on ihana juttu. Natuke kordame vana ka, kuigi see just pole mingisugune soome keel selgeks 100 miga sõnaga. Päris nii see ei ole. Aga ma loodan, et need 100 sõna, mis ma võib-olla teile õpetan, võib-olla need on sellised, mis kõik tekitavad sellist huvi soome kultuuri vastu. Ja võib-olla Eestis juba on tegelikult kahvitaugo importitud Soomest oma ettevõttesse. Ma võiks pikalt ja laialt rääkida ka, miks selline ühine aeg on äärmiselt tähtis ühes töökollektiivis. Aga see läheb juba selliseks heietamiseks. Te võite ise ka mõelda selle peale. Ja kellel on kogemusi Soomest, siis saab sõpradega jagada kogemusi ja küsida ka sõpraga, et Miga rääkis midagi, et seal mingi kohvipausiga on mingi jama Soomes, mis sellega on? No tegelikult mingit jama ei ole, see on väga lahe. Aga ma tean, et eestlased, kes lähevad Soome, siis on neil vähemalt 90-ndatel oli esimene šokk oli soomlased joovad kohvi kogu aeg töö ajal. Ma tahaks ka sinna töökohta.